selle talve Baltikumi suurim lumeloovõistlus Otepää Big Air. Kell 3 jätkati finaaliga. 10 finalisti hulgas oli 7 eestlast, 2 rootslast ja 1 lätlane. Igal finalistil 2 katset, parem läheb arvesse. Lumemaa klubi on Otepää õhujõud, sponsorid on Salaman ja selle triki nimi oli Switch Backside 7. Nii et äge. Ees on Vidrik, Korp! Frontside 5 Melaniga, kuid mul tundub, et ta läks vähe raskemat triki püüdma. Pole hullu! Joel Pärlepunkti vahepeal 13,1. Ees on Mario Viisnap, kes maandus oma ilusa kõrge Switch Backside 7 Perfil. See on see sama trikk, mida ta tegi ennem samamoodi ja sai sinna 28 punkti piirimaile. Nii et nüüd läheb põnevaks. Ja mees tuleb Switchis, ehk siis vale jalgees sõites hüppe peale ja teeb meile käeb 9 nose-grabiga väga ilusti stiilselt, kuid maandumine oli natukene, noh, te ju nägite nüüd, kes oli. Ja samas saime ka punktid Mario Visnapi hüppele, mis on nii palju kui 28,8! Meil on uus liider! Uus liider, new leader, Mario Visnap hetkel 28.8! 0,6 punkti rohkem siis kui Sulev Paalol. Rootsi mehele aplaus! Frontside 1080 oli trikk, mida ta proovis. Päris lõpuni ta ei keeranud välja seda, kuid vaatame, mis kohtunikud ütlevad. Jakob Peetmenile, eelmisele Rootsi mehele anti siis nii palju punkte kui 19,3. Käed kokku! Härra Tuubas oma teisel finaali hüppel teie ees. Kohe nüüd! Ai. Aplaus Margile! Tal oli päris hea skoor esimesest ringist. Igatahes kõik Marko fännid, käed kokku, palju teid on? Foto, miljonid. Ja siit tuleb Marko Vilumaa! Yes! Väga luks, Frontside 900 Melon Grääbiga. Melon Grääb on päris popp värk siin tänapäeval. Melon Grääb on alati popp värk olnud. Käed kokku Rootslasele! Anton Rootsis! Ilus kõrge Frontside 7 Meloniga. Väga lihtne on kommenteerida, pead ütlema ainult Melon. Melon! Täpselt nii. Mark Tuubase punkti! 25,5. Täpselt nii, 25,5 ehk teisel kohal. Mark Tuubas! Ja siit tuleb Rootsi mees Jakob Edman. Lumemaa keeles oli selle triki nimi Backside 72 Melon Grääbiga. Kes sai midagi arvu, siis on hästi. Siin Eurokarika finaalis Misti Flip püsti kindlasti parandab oma eelmise raundi skoori. Ikka rohkem hääl! Sulev Paalo! Jaa! Perfi käeb 9 indiga ilusti välja sirutatud haare. Paneme käed kokku! Jaa! Frontside 7 indi grääbiga. Ja me saime siin samal ajal, kui Madis Paal hüppas Sulev Paalo punktid, mis ei ole mingid lihtsad punktid. Üldsegi mitte, 28,2. 28.2 for Sulev Paalo! Mis vist on kõige suurem skoor, mis siin saadud on. Kuuliks on viimane hüpe siin finaalis, nii et näidake, palju teist võimu välja tuleb. Marko Vilumaa! Oi! Frontside 9. Vägagi kõrgele.
selle talve Baltikumi suurim lumelauavõistlus Otepää Big Air. Sellega oligi võistlus lõppenud. Veel enne, kui läheme autasustamise juurde, kuulame Madise ja Marko muljeid. Hüppe oli sellistes tingimustes, nagu siin praegu Eestis on, oli väga hea. Hüppe oli väga hästi tehtud, arvestades lumeolusid, et korraldajatele kiitus. Alistame kolmandast kohast. Kolmas koht Otepää Eurokapil. Marko Vilumaa! 26,3 punkti. Nii, rahva poole. Okei. Kes tegi meile esimeses ringis ilusa bronssaid 900. Okei, teine koht, samuti Eestisse Sulev Paalo! 28,2 punkti. Mine teisele poole sinna, Marko. Teise vooru hüppega oli käeb 9. Eriti ilusa indikatoriga. Ja esikoht läheb. Annab sulle üle ka 5000 kroonise Hawaii tseki. Okei, esimene koht läheb täna eestlasele, kelle nimi on Mario Viisna. 0,6 punkti. Kõvem skoor siis kui Sulevil. Sellest täiesti piisas. 2 päeva järjest parim mees mäel Mario Viisna. Esikolmik siis Viisna, Paalo ja Vilumaa. See oli siis Otepää Eurocup lumelauva hüpedes. Aitäh kõigile, kes tulid ja olge tublid. Otepää Big Air 8. ja 9. veebruar Väiksel Munamäel. Ole kohal!